tere kõigile, teiega on Kristel ja siin on tänased 3 kaarti. Valige siis oma kaart või kaardid, küsige oma küsimus või küsimused, soovige oma soov või soovid. Ja kuulake ära, mis kaardi teile öelda on. Ja tänase päeva esimene kaart on erak. Erak päevakaardina on väga huvitav kaart. Ta näitab, et tõenäoliselt tuleb teil tegeleda mingite väga täpsete ülesannetega või olla väga täpne, võib tähendada ka mingite ankeetide täitmist või siis ütleme, kas numbritega töötamist. See on selline töö, mida saab teha üksinda, mida ei tehta seltskonnas või mingis kampaanias. Ja see nõuab väga palju täpsust ja teadmisi. Erak on ka teadmiste kaart. Aga see võib ka tähendada üksinda olemist või võib-olla isegi reisi kuhugi sellisesse eraldatud paika, kas mõni mägiklooster või mägiküla, kus ei ole palju inimesi, poolsaare, tipud, saared, võib-olla mõni retriit või hoopis meditatsioon, jooga, pilatesega tegelemine. Aga pigem on see, et teil tuleb olla väga täpne selles, mida te teete täna, sellepärast et teises kaardis kukkusid korraga meil välja narr ja mõõkade kuninganna. Narr tähendab uut algust, nullist alustamist ja õppimist. Ja või siis immigratsiooni kuhugi täiesti kerge nullpagasiga. See on see, kui te alustate millegagi, kus teil on äärmiselt vähe kogemust või täielikult puudub kogemust. Te olete nagu laps, avastate maailma. Narr ei tähenda seda, et oleksite loll või vastutustundetu. See võib ka tähendada täieliku kogemuse puudumist. See võib tähendada samuti teadmatust. Ja millegi uuega alustamist nullist näete, ta on siin ka selle suure rõnga sees, et ei ole tal seal midagi, keerleb seal ilusti ja õpib kõike tundma. Aga ta õpib seda kõike tundma väga-väga hea juhendaja käe all. See on õhumärgis naisterahvas. Ta on väga range, äärmiselt punktuaalne, äärmiselt täpne. Aga hea omadus on see, et temas ei ole mitte mingit leebust, aga ta on äärmiselt õiglane. Ja siit tulebki see erak välja, et teil tuleb olla ise väga täpne. Võib-olla see vastutustundetus kõrvale jätta ja õppida. Ja sellele tuleb kasuks siis midagi, mida te minevikust mäletate, sellepärast karikate 6 on minevikumälestused. Kas see on siis kodune kasvatus, võib-olla midagi, mida te olete kooliaeg õppinud, etiketitunnid. Väga huvitav kaardid, väga huvitav laupäev. Homsete kaartidega näeme juba homme.